Kuuldud muusikanäide oli Edison Denissovi sonaadist saksofonile ja klaverile 3. osa. Stuudios on külas Rene Laur, Klassikatähtede konkursi tänavune osaleja. Tervist! Tere! Kuidas sa seda heliteost kommenteeriksid või missugune suhe sinul sellisesse muusikasse on? Minu arust see on üks põnevamaid sonaate kindlasti, mis on saksofonile ja klaverile kirjutatud. Eriti see 3. osa, aga see on ka muidugi tehniliselt ülimalt keerukas ja koos mängida on seda peaaegu võimatu või mitte võimatu ja siiski, aga nõuab tõesti palju tööd. Sinu eriala on siis klassikaline saksofon ja seda õpid sa Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias praegusel hetkel. Kui kaugel sinu õpingud on? Ma alles sügisel tulin, nii et ma olen esimesel kursusel ja eks näis, mis elu edasi toob, et võib-olla plaanin järgmine aasta isegi välismaale minna. Nii nagu sinu õpetaja Ursula Chillot, minu teada oli ta Bordeaux. Jah. Kas vaataksid ka samas suunas, Prantsusmaa suunas või mis on need saksofoni muusika kõige pulbitsevamad keskused praegu? Ja tegelikult Prantsusmaa ongi mul nagu siht. Seal klassikaline saksofon ongi just kõige rohkem võib-olla arenenud ja kooli on seal palju, et kindlasti see peab Bordeaux olema, et Pariisis on erinevaid koole, Lyonis ja vaatan, kuhu mind sisse võetakse. Nii et selline minek on kavas muidugi prantsuse nüüdismuusika ja kõik see, mida siis praegu saksofonile ilmselt kirjutatakse, seda on palju. No jaa, seda kaasaegsemat muusikat on just väga palju, et saksofon ongi ju tegelikult klassikalises muusikas väga uus instrument ja sellega peabki arvestama, et tulebki uut muusikat kogu aeg mängida. Kui sina nüüd sinna Klassikatähtede saatesse lähed, siis kõigepealt kindlasti on publikule väga uus ja huvitav, sest saksofoni eelmisel hooajal ei olnud. Millise mõttega sa sinna saatesse nüüd asud? Miks ma sinna saatesse tahtsin minna üldse, ongi see, et populariseerida seda instrumenti klassikalises muusikas, sest Eestis neid mängijaid praegusel hetkel väga palju ei ole ja kes ongi, need ka tegelevad nii klassika ja džässi või popiga isegi. Klassikalist saksofoni ei teata väga. Ma loodan vähemalt, et kui ma seal esinen, et siis see motiveerib väiksemaid lapsi seda õppima ja tekib ka huvi kontsertide vastu. Džässis on siin tõesti väga head mängijad, et mulle endale ka väga meeldib džässi kuulata ja kontserte vaatamas käia, aga just see klassikaline pool on siin veel alles arenemas. Aga kas sa ise oled ka džässi proovinud mängida? Jaa, tegelikult ma õppisin džässi Elleri koolis ka Lembit Saarsalu juures vist 2 või isegi 3 aastat, aga et 2 asja hästi teha, see on väga raske, et vähesed, kes seda suudavad. See toonikultuur on juba niivõrd erinev. Jaa, täpselt ongi, et sa ei saa ühe huulikuga mõlemat asja teha, et siis sa peadki kogu aeg ümber harjuma, siis see on nii raske jälle, et muudad huulikut jälle kitsamaks ja siis mängid klassikat, et peab hästi konkreetne olema. Näiteks väga huvitavaid teoseid on ju Eesti heliloojatelt saksofonile, et mida sa nendest oled mänginud? No sonaatidest võib-olla esimene ongi, mis on kirjutatud saksofonil, on tubina sonaat, et ma olen seda väga palju mänginud ja mida rohkem ma seda mängin, seda rohkem ta mulle meeldima hakkab. Ja järgmistest võib-olla on Kareva sonaadid, millest ma olen 3. mänginud ja 2 ka natukene. Et Karev on võib-olla isegi huvitav natuke, aga uuematest heliloojatest olen kvartette mänginud näiteks Ignatjevi ja Esko Oja ja Helena Tulve, üks kohustuslik lugu, mis oli konkursil, oli ka väga raske, väga keerukas.
Aga räägime natukene sellest, et kuidas siis sinust saksofonimängija sai. Ma saan aru, alguses õppisid sa plokkflööti, paljud saksofonimängijad õpivad ju mõnda teist puhkpilli, näiteks ka põikflööti esialgu. Ja alustasin ma plokkflöödiga ja õppisin vist seda umbes 1,5 aastat ja siis õpetaja ütles, et nii, et nüüd on ikkagi aeg, et võtame ikka tõsise pilli kätte ja ma olin vist kas 8-aastane, kui ma saksofoni esimest korda proovisin ja sellest ajast saadik ma olengi altsaksofoni mänginud. Nii et see oli siis sinu tee Tartus, nii muusikakoolis kui hiljem Elleri koolis? Tegelikult ma alustasin plokkflöödiga Vastselinas muusikakoolis, aga saksofoniga ma jõudsin Tartusse umbes 14-aastaselt, ma arvan. Räägime natukene nendest teistest saksofonidest, sa just äsja mainisid, et altsaksofon on sinu põhipill, aga milliseid oled sa veel oma huulile tõstnud? Sopransaksofoni olen ma mänginud, et ühel konkursil oli üks lugu vaja sopraniga mängida ja kvartetis olen ma baritoni mänginud näiteks, aga jah, põhiline repertuaar on ikkagi altsaksofonile kirjutatud, et kui seal nagu hakkab repertuaar otsa saama, siis võib vaadata teiste pillide poole juba rohkem. Kas sul enda instrumentide hulgas on ka mõni teine pill või on sul endal isiklikult siiski ainult altsaksofon? Kusjuures tegelikult mul ei ole isegi altsaksofon praegu enda oma, et ma kasutan endiselt veel Elleri kooli pilli, sest ma ei ole nagu tahtnud veel endale pilli osta, sest ma ei ole saanud proovida kõike, mida ma veel tahan, et see on ikkagi niisugune suur investeering ja võib-olla isegi eluks ajaks, et ma tahan nagu täiesti kindel olla, et see instrument on täpselt see, mida ma otsin. Aga mis pill see Elleri kooli pill on, et räägime natukene, võib-olla inimestel on huvitav teada, et kui nad teavad, et on Estonia klaver ja Steinway ja siis Bösendorfer ja Petrov ja kodune pianino Riiga, et missugused variandid on üldse saksofonide maailmas, mis need nimed või nimekaimad on? No mul on praegu Jaapani pill, Yanagisawa on firma, aga tegelikult kõige rohkem ilmselt mängitakse Selmeriga, see on prantsuse pill. Aga ma olen proovinud neid erinevaid mudeleid mitmeid kordi ja mulle ei istu, et võib-olla ongi asi selles, et ma mängisin Yamahaga hästi pikalt, mis on ka Jaapani pill ja kuidagi hakkas istuma ja siis sealt väike üleminek Yanagisawale ja nüüd ma nagu muud eriti ei tahagi enam. Kui me nüüd mõtleme selle telekonkursi peale, mis kohe varsti on algamas, sa vaatasid eelmises hooajas kõik need saated ära, ma usun, jah? Ja muidugi, ma käisin isegi ühe korra kohal seal. Mis mulje sulle siis nüüd jättis see, et kui me võtame kõigepealt selle pilguga, et enne võib-olla veel, kui sa otsustasid ise selles nüüd osaleda tänavu, mis mõtteid tekitas? Ülimalt positiivseid, et ma arvan, et see on ülihea kogemus kõigile, kes sinna lähevad. Esiteks saab juba nii palju esineda. Tegelikult see, mis sinna telekasse lõpuks jõuab, see on ainult väike osa sellest, mida me seal kõik teeme, et see on tegelikult nii tore aeg, mis me seal juba praegu veetnud oleme. Kõik need inimesed on hästi sõbralikud ja toredad, kõik osalejad samuti, et me saame kõigiga hästi läbi ja et see ei olegi nagu enam konkurss meie jaoks niivõrd. Muidugi sisimas ilmselt kõik tahavad seda võita, aga see ei ole peamine eesmärk minu jaoks vähemalt. See on nagu sellest igapäevasest rutiinist väljumine, et see on kogu aeg kuskil jälle mingi intervjuu või pildistamine, see teeb elu palju huvitavamaks. Et ma tegelikult eelmine aasta oleksin ka hea meelega saatnud enda video eelvooru, aga ma olin just samal ajal Saksamaal konkursil ja meistriklassis ja siis jäi ära. Ma saan aru, et sa oled päris tihe konkursil osaleja, et oled selliseid asju palju ette võtnud nii Eestis kui ka mujal, et mis konkurss tookord Saksamaal oli? Tegelikult oli rohkem nagu meistriklasside pärast, et seal olid väga head õpetajad jällegi Prantsusmaalt. Ja see konkurss oli seal lihtsalt rohkem teisejärguline asi, aga ikkagi väga, väga hea, et žürii oli väga tasemel ja andis head tagasisidet ja väga hea reis oli. Kas sinu jaoks on vahe esineda kontserdil või esineda konkursil? No on ikka, et see konkursil kokkuvõtmine on kuidagi raskem ikkagi, et see on nii suur töö on ära tehtud ja siis sa pead lihtsalt selle aja, mis sa seal laval oled, 100% sooritama. Kontserdil ikka võib midagi lubada endale, et seal natuke läks või nii, aga konkursil jah, kui sul on žüriis kõik saksofonimängijad, siis igagi väiksem viga ja ilmselt sa enam ei võida. Kuidas sul selle närviga on, et valitsed sa hästi seda õpitut? No kui ma olen piisavalt esineda saanud, siis mul nagu pole väga probleemi, et enne esinemist ikka on ärevus sees, aga tavaliselt kui ma sinna lavale juba jõuan ja lugu alustan, siis ma kuidagi saan sellest närvist üle ja hakkab kuidagi hästi minema. Et minu arust ongi see võti see, et sa peadki hästi järjepidevalt kogu aeg esinema. Ja nüüd seda kogemust siin konkursil kindlasti tuleb? Jah, siin saab vähemalt korra nädalas lavale.
Räägime natukene eeskujudest ka, et kelle poole sa vaatad maailmas sellised klassikaartistid, et kes on põnevaimad kujud sinu jaoks? No ilmselt Prantsusmaalt võib-olla jällegi ongi Claude Delangli, kes on Pariisi konservatooriumis õpetaja. Seal ongi ilmselt maailma kõige tugevam saksofoniklass, et kõik tahavad sinna õppima minna. Samas võib-olla hollandlastest jälle Arno Bornkamp, väga hea mängija. Ja noorematest võib-olla soomlane, kes õpib ka Prantsusmaal, Jonathan Raudiola, ja venelastest võib-olla Nikita Zimin, keda ma ka konkursil Venemaal kuulsin, kes võitiski, täiesti suurepärane mängija. Mis teeb ühe mängija sinu jaoks suurepäraseks? Mis peab kindlasti olema? Selle venelase puhul ongi see, et ta valdab pillid täiesti perfektselt, et ükskõik mis registris, ükskõik mis dünaamikas, ükskõik mis kiirustel, et mitte ühtegi vääratust, et seda on juba väga hea kuulata ja sinna juurde kõik fraasid ja muusika tegemine ja ega palju muud vaja ei olegi. Muidugi toon ka, jah. Et kui ikkagi toon on halb, siis ma tavaliselt ei viitsigi edasi kuulata, aga kui toon on hea, siis on kõik eeldused olemas heaks mänguks. Kui palju sa ise harjutad igas päevas? No praegu ma tegelikult väga palju ei harjuta, ma arvan, et 3-4 tundi, sest mul siin eelmine aasta pärast lõpetamist juhtus väike õnnetus, et harjutasin natuke liiga palju ja siis mängisin käed üle, et nüüd ma pean natuke piiri hoidma, et see probleem tagasi tuleks jälle. Kas see liiga palju oli siis umbes 8 tundi või? Ei, kusjuures ei olnud tegelikult, et see oli võib-olla ka 5 tundi umbes, aga ma ei teinud üldse pausi, et muudkui harjutasin, oligi niimoodi, et võib-olla 3 tundi järjest, siis panin võib-olla korraks pilli käest, siis jälle 2 tundi järjest ja see tegelikult on tervisele väga halb, et peab mõistlikult harjutama. Kas huuli on ka võimalik üle mängida? Jaa, huuled enne lõpetamist jäid mul tihti valusaks, et ikka mõtlesin, et ei, mängin veel ja siis ongi niimoodi võib-olla, et üks päev ei saagi üldse mängida, sest kui sa pilli suule paned, siis on lihtsalt ebameeldiv valu, et sellega on võimatu mängida. Siis peab puhkama ja muusikast mõtlema. Millega sa ennast tasakaalustad lisaks muusikalisele tegevusele? Mis sulle veel meeldib? Ma käin ujumas. Sport üldse on hea ja ujumine on eriti hea, et see ei lõhu liigeseid ja lihaseid niimoodi. Aga muusikat kuulan ma väga palju ja võib-olla isegi mitte nii palju klassikalist, et mind võib-olla isegi inspireerib rohkem džässmuusika ja siuke vanem popmuusika, isegi võib-olla 70-ndatest ja 80-ndatest. Aga klassikalist muusikat muidugi ka, et kui ma kuulan, siis ma peangi lihtsalt tegelema selle kuulamisega, et ma istungi maha ja ma süvenen, et seda ma ei saa niimoodi nagu taustaks kuulata. Eks süvenemine ongi see võti, kuidas nii muusikas kui sisulistes asjades ju edasi saada. Mis on sinu jaoks viimase aja suurimad kontsertelamused näiteks? Kas Eestis meil nüüd saksofone just väga tihti laval ei kuule, aga võib-olla oled sa oma ametikaaslasi sattunud välismaal kuulama, Saksamaal näiteks? No saksofoni jah, tõesti siin palju ei kuule, et kui ma välismaal olen kuulnud, siis on need alati olnud väga head kogemused, aga muid instrumente käin ma ikka kuulamas, et näiteks nüüdki alles mõni päev tagasi, kui mängis Akadeemia orkester koos Ersoga ja solist oli Marko Martin, et see kontsert oli minu arust väga hea, ja üldse mulle meeldib tegelikult sümfooniaorkestrit kuulamas käia ja klaverikontserdid on mu üks lemmikutest, et kuna saksofoni siin nii palju ei kuule, siis tuleb midagi muud kuulamas käia. Kes sul siis on lemmikumad pianistid? Pianiste võib-olla ma nii hästi ei teagi, võib-olla noorematest Julia Wang näiteks on täiesti geniaalne ja venelastest Jevgeni Kissin, aga rohkem ma süvenen nendesse teostesse, et ma nii palju neid artiste ei teagi äkki, aga näiteks Rahmaninovi klaverikontserdid 2. ja 3. on väga head ja Ravelli ja neid on palju. Kas sa oled saanud oma elus ka orkestri ees mängida? Olen mänginud küll aga need ei ole tihti väga hästi õnnestunud, kuna tegemist oli kooliorkestriga ja saksofoni teosed on tihti orkestrile väga rasked. Näiteks IBR-i kontsert. Täpselt, seda ma mängisin 2. ja 3. osa, et see on ei ole väga viiulipäraselt need käigud seal kirjutatud ja siis nad ikka kirusid seal, et seda on võimatu mängida. Et see ei olnud võib-olla nii õnnestunud esitus, aga ikkagi hea kogemus. Kas Glasunovi mängisid ka orkestriga? Ei ole orkestriga mänginud. Aga jäägu sellest siis väikene katkend siia meie tänase jutu lõpetuseks kõlama, kus sa mängid seda koos Läti pianisti Jeva Kostandaga. Aitäh tulemast siia stuudiosse, Rene Laur, ja head edu sulle Klassikatähtede konkursil! Aitäh!